Tere päevast! Minu nimi on Argo Aug, töötan Eesti Haigekassas ravimite ja meditsiiniseadmete spetsialistina. Minu põhiline tööülesanne on uute ravimite kulutõhususe hindamine, kuid täna siin lisaks siis ravimite kompenseerimise sellisele köögipoolele püüan ma avada ka meditsiiniseadmete kompenseerimise mehhanisme, mis ilmselt on ühiskonnas mõnevõrra vähem teadvustatud võrreldes siis soodusravimitega. Nüüd, millest juttu tuleb? Võrreldes eelneva ettekandega lähen ma võib-olla natukese rohkem tehniliseks ja natukene nagu rohkem süvitsi sellisesse köögipoolde. Et alustuseks, mis asi siis on see meditsiiniseade, või meditsiiniseadmed, millest juttu tuleb, mis sellesse loetellu kuuluvad, mis on nende meditsiiniseadmete soodustingimustel väljakirjutamise mehhanismid, tingimused, kellele neid väljastatakse ja mis on see meditsiiniseadme kaart, mille abil siis lõpuks see kompenseerimisotsus ja konkreetne seade siis inimesele väljastatakse. Natukene rahalisest statistikast, et kui palju üldse ja mis erinevate haigustega siis ravikindlustuse vahendeid kulub ja sealt lähen üle siis ravimitele, ravimite hüvitamise kuludest ja jaotusest erinevate haiguste vahel ning ravimite kompenseerimise põhimõtetest natukene ning lõpetan siis ratsionaalse ravimikasutuse teemaga. Mis on meditsiiniseade? Ütleme, ravikindlustuse seaduse mõistes on meditsiiniseade igasugune aparaat, materjal või muu toode, mis on mõeldud haiguse jälgimiseks, leevendamiseks või raviks või siis vigastuse leevendamiseks, mille toime ei ole farmakoloogiline, ehk siis mida ei saa liigitada ravimiks. Siin on nüüd oluline vahet teha, et see seade peab olema tõesti haiguse leevendamiseks või raviks või jälgimiseks ette nähtud. Näiteks kui me võtame ortoosid, mis väljastatakse inimesele pärast traumat või pärast operatsiooni, need on mõeldud siis selle vigastusest taastumise soodustamiseks, aga samas näiteks kargud või ratastool, see ei aita kuidagi kaasa, reeglina see ei aita kaasa haiguse, kuigi ta aitab inimesel väga hästi võib-olla toime tulla elus oma püsiva vigastuse või erivajadusega, siis meditsiiniseadme alla nad ei kuulu. Vahendid, mis käivad, mis on soodustusega kättesaadavad inimesele sotsiaalkindlustuse haldusalas. Kuid haigekassa kohustus on siis tagada meditsiiniseadmete kättesaadavus. Nüüd pisut täpsemalt, et mis meditsiiniseadmed siis üldse saadaval on. See loetelu koosneb kokku 76 erinevast liigist või rühmast. Näiteks diabeetikutele glükomeetri testribad, lantsetid vereproovi võtmiseks, insuliininõelad, siis inimestel, kellel on kolostoom, trahjostoom, siis nende vahetustarvikud ja hooldusvahendid, lamatise, venoossete haavandite, diabeetiliste haavandite hooldusvahendid, spetsiifilised haavaplaastrid, sidemed, põletushaigetele on surverõivad, teatud põiefunktsiooni häirete puhul on ka ühekordsed põiekateetrid ette nähtud. Siis üks suhteliselt kallis või kallite seadmete liik on positiivrõhuseadmed, see on siis mõeldud inimestele, kellel on uneapnoe, et siis nad magades paigaldavad endale maski, mis siis hoiab nende hingamisteed avatuna terve öö vältel, nad saavad välja puhata. Ja näiteks siis ka kompressioontooted inimestele, kellel on lümfitursed, kas siis pärast mingisugust traumat või operatsiooni. Kokku on haigekassa hüvitatavate meditsiiniseadmete loetelus pisut alla 1400 erineva nimetuse tooteid.
Need kuuluvad siis eelmainitud 70 rühma ja igale rühmale on määratud konkreetsed hüvitamistingimused. Ehk siis ükski toode ei saa olla selles loetelus, kui tal ei ole selgelt seatud kriteerium, et mis diagnoosiga on ta hüvitatav, mis koguses ja millise perioodi peale siis on neid ette nähtud. Näiteks glükomeetri testribat diabeedi patsiendile, et sõltuvalt siis sellest diabeedi liigist, sõltuvalt selle haiguse konkreetsest liigist, kulub patsiendil ju erinev hulk neid testribasid ning siis vastavalt sellele on ette nähtud ka see maksimaalne määr, mida inimene või patsient siis vastavalt haigekassa soodustusega saab. Kõikide toodete puhul on selgelt tootjaga kokku lepitud selles jaehinnas, mille ulatuses haigekassa siis soodustus rakendub ning mis hinnaga nad kohustuvad neid seadmeid müüma. Soodusmäär on enamasti 90%, on teatud erandid, mille puhul rakendatakse 50% soodusmäära, aga siis peab olema saadaval ka mingisugune muu alternatiiv nendele seadmetele. Soodusmäär või soodustus arvutatakse meditsiiniseadme siis sellest kokkuleppe hinnast, mis on tootjaga kokku lepitud, või kui on rohkem kui 2 alternatiivi, 2 konkureerivat liiki, näiteks glükomeetri testribasid, siis hind arvestatakse piirhinna järgi, mis kujuneb siis vastavalt soodsama saadaoleva ühiku hinna järgi. See loetelu uuendatakse kord aastas ning vastavalt sellele siis ka enamasti seda täiendatakse. Kuidas jõuab vajalik meditsiiniseade patsiendini? Meditsiiniseadme vajaduse üle otsustab alati arst koos patsiendiga. Kui patsient vastab soodustingimustel selle abivahendi saamise kriteeriumitele, siis arst koostab talle digitaalse meditsiiniseadme kaardi. Tänapäeval enam see meditsiiniseadme kaart tõesti paberil kujul ei väljastata, see on puhtalt elektrooniline ning sarnaneb oma põhimõttelt natukene ravimi retseptiga. Erinevus on selles, et kui patsiendile on välja kirjutatud ravim, patsient läheb apteeki, realiseerib selle retsepti, saab oma ravimi vastu ja selle retseptiga enam patsient ise midagi ei saagi teha, see jääb arhiivi digitaalselt. Siis meditsiiniseadme puhul on defineeritud selle elektroonilise kaardiga, kui palju sellel inimesel on vaja ja kui pika ajaperioodi peale missugune hulk neid vahendeid kulub ning kui sellise kroonilise haiguse puhul, näiteks diabeedi puhul, on väljastatud korra juba meditsiiniseadme kaart inimesele, siis kui see seisund on eluaegne, siis ka selle kaardi kehtivus on eluaegne. Samas on ka lühemaid perioode, näiteks traumajärgselt ortooside puhul on see periood lühikene ja see kogus, mis selle perioodi peale siis lubatud väljastada soodustingimustel, on ka oluliselt väiksem. Ja need vajadused ja need piirmäärad on kokku lepitud siis vastavalt erialaseltsidega, arstide erialaseltsidega. Müük ja selle soodustuse vormistamine toimub läbi digiretsepti keskuse. Neid erinevaid meditsiiniseadmeid saab osta kas siis apteekidest, lisaks glükomeetri testribadele, insuliininõeladele, haavasidemetele on nüüd viimaste sündmuste valguses hakanud apteegid oluliselt rohkem väljastama ka ortoose ning sellised spetsiifilisemad abivahendeid, mida kasutatakse harva, need jäävad siis, või need on jäänud ikkagi spetsiifiliste meditsiiniseadme müüjate turustada. Näiteks need samused seadmed, mis on mõeldud siis uneapnoe leevendamiseks ja teatud stoomihooldustooted samuti.
Meditsiiniseadmete või haigekassa soodustusega meditsiiniseadmete täielik loetelu on leitav haigekassa koduleheküljelt ning selle kehtestamise alus on siis vastav tervise- ja tööministri määrus, mis siis, nagu ma ütlesin, kord aastas muutub. Natukene kasutusstatistikat, et palju siis ravikindlustuse vahendeid meditsiiniseadmetele kulub. Nagu te näete, siis see trend on kasvav. Ühest küljest see tuleneb sellest, et see valik laieneb pidevalt, mis on kättesaadav ja teisalt on juurde tulnud üsna palju selliseid kallimaid seadmeid, mille hüvitamiseks kulub rohkem raha. Aga ütleme, laias laastus jääb see praegu kuskil 10 miljoni euro piiresse aastas, mis siis haigekassal kulub meditsiiniseadmete hüvitamisele. Mis liiki meditsiiniseadmetele siis raha rohkem kulub? Vaieldamatu liider on siin glükomeetrite testribad oma ligi 4 miljoniga aastas, 4 miljoni euroga aastas. Sellele järgnevad erinevad proteesid ja ortoosid ning stoomihooldusvahendid ning mis ei ole küll väga laialdaselt kasutusel, aga seadmed on väga kallid, siis ka need positiivrõhuaparaadid, mis siis hoiavad öösel uneapnoega inimestel hingamisteid avatuna, maksavad üsna palju ja nende peale kulub siis hetkeseisuga 1 miljon ja natuke peale, 200 000 peale. Aga loomulikult ka insuliinipumbad, pumbatarvikud, see nüüd ei puuduta võib-olla siin nii väga vananemist, vaid insuliinipumbad on soodustatud siis lastele, kes ei ole võimelised ise ennast süstima. Ning jõuamegi soodusravimiteni. Kui ma juba rahalisest teemast sees olen, siis väike ülevaadega aasta-aastalt retseptiravimitele kuluva raha osas, et selle slaidi võib põhimõtteliselt kokku võtta sõnadega, et viimase 15 aasta jooksul, siin aastast 2003 kuni siis käesoleva ajani, on retseptiravimitele kuluvate vahendite hulk kasvanud 3-kordseks, et 40 miljonilt põhimõtteliselt 130 miljonile. Mis selle põhjus on? Elanikkond vananeb, meie seas on rohkem pikaealisi ja teatavasti, mida vanemaks inimene saab, seda suurem tõenäosus on, et tal tekib erinevaid haigusi, erinevaid kroonilisi haigusi ja vastupidiselt sellisele võib-olla üldlevinud kuvandile, siis haigekassa lisab igal aastal ka uusi ja üsna kalleid ravimeid hüvitatavate ravimite loetellu. Mis haiguste peale kulub kõige rohkem soodusravimite ressursse, on nagu sarnaselt sellele meditsiiniseadmetele siis suhkrutõvi, diabeet, 18 miljoni euroga aastas. Sellele järgneb vähktõbi ja hüpertoonia, kumbki siis vastavalt 14 ja 13 miljonit eurot aastas. Et see on see kuldne kolmik, mis on püsinud siis aastaid esirinnas. Nüüd, kui te vaatate korraks, siin väikene huvitav nihe tuleb välja, et võrreldes 2015. aastaga, kui kroonilise C-hepatiidi peale kulus 3 miljonit, siis eelmisel aastal kulus sinna kokku 15 miljonit eurot. See on nüüd tuleneb sellest, et eelmisel aastal hakati hüvitama siis uusi efektiivseid C-hepatiidi ravimite kombinatsioone, kus ilmnes mõnevõrra üllatuslikult oluliselt suurem vajadus kui reaalses elus, kui seda oli ette prognoositud. Aga tõenäoliselt see number pigem hakkab vähenema, kuna need inimesed saavad terveks ja tulevad juurde ka geneerilised ravimid, mis aitavad kulusid kontrolli all hoida. Ravimite kompenseerimise põhimõtetest pisut.
Retseptiravimeid nagu ka meditsiiniseadmeid kompenseeritakse siis vastavalt piirhinna või hinnakokkuleppe alusel. Ehk siis soodusravimite nimekirjas olevate ravimite puhul peab olema riigil selge kindlus ja kokkulepe siis vastava ravimitootjaga, et ravim on kättesaadav vot sellise hinnaga, nagu ta on. Kui tuleb uus toimeaine turule, siis sellele eelneb põhjalik analüüs, mis on sellest ravimist saadav meditsiiniline kasu ja kas ravimitootja poolt küsitav hind on sellega tasakaalus. Juhul, kui see nii ei ole, siis algatatakse läbirääkimised, kui riik saab kokkuleppele ravimitootjaga, siis see ravim lülitatakse loetellu ning sellele ravimile tehakse konkreetne hinnakokkulepe. Ning sellest hinnakokkuleppe tasemest arvutatakse ka ravimile soodustust. Asi läheb huvitavamaks siis, kui ühel hetkel iga uue toimeaine patentaeg lõpeb ja seda sama ravimit tohivad hakata tootma ja turustama teised ravimifirmad, siis see tekitab hinnakonkurentsi. Tulevad paralleelsed tootjad, kes pakuvad erineva hinnaga täpselt seda sama ravimit ning siis rakendatakse piirhinda. Ehk siis ravimi iga uue turule tulijaga ravimi hind langeb ja see muutub nii haigekassale kui ka üldjuhul patsiendile soodsamaks sõltuvalt soodusmäärast. Kuidas see piirhind kujuneb? Põhimõtteliselt on nii, et kui ühte ja samaväärset ravimit toodavad või turustavad Eestis kaks tootjat, siis see piirhind, millest soodustust arvutatakse, võetakse siis saada oleva odavama ravimi järgi, kuna ei ole põhjust arvata, et see kallim peaks olema millegi poolest efektiivsem. Asi läheb veelgi huvitavamaks, kui tuleb turule rohkem kui kaks erinevat tootjat, siis erinevate turumanipulatsioonide ja konkurentsi kahjustavate liigutuste vältimiseks ning selleks ka, et patsiendile maksimaalselt nagu valikuvabadust anda, siis see piirhind pannakse paika odavuselt teise preparaadi järgi. Natuke ravimite soodusmääradest. Eestis kehtib hetkel 4 erinevat soodusmäära ning see, milline ravim, millisele patsiendile, millise soodusmääraga kättesaadav on, sõltub sellest konkreetsest ravimist, patsiendi diagnoosist ja kohati ka tema sotsiaalmajanduslikust staatusest. Näiteks 100% on kättesaadavad sellised raskete ja potentsiaalselt invaliidistavate haiguste ravimid, näiteks glaukoomiravimid on kõik ette nähtud 100% soodusmääraga. Lisaks kõik soodusravimid üldjuhul on alla 4-aastastele patsientidele välja kirjutatavad 100% soodusmääraga. See on nüüd tegelikult koht, kus inimene ise patsiendil väga midagi jälgida ei ole, sellepärast et digiretseptisüsteem, retseptikeskus omistab need soodusmäärad automaatselt. 75% soodusmääraga on ette nähtud näiteks vererõhuravimid. Nagu siin seletuses öeldud on ka, et krooniliste haiguste raviks või siis nende leevendamiseks, mis elukvaliteeti oluliselt halvendavad. Nüüd 75% soodustuse alaliik 90% rakendatakse nendele 75% soodustusega ravimitele, mis kirjutatakse välja pensionäridele ja hoolimata sellest, kas nad on vanaduspensionärid või töövõimetuspensionär ning 4–16-aastastele lastele. Ja kõige madalam soodusmäär, mis on 50%, need on siis sellised ravimid või haigused, mis otseselt ei ole eluohtlikud, rasked, kroonilised või siis rakendatakse 50% soodusmääraga sellisel juhul, kui patsiendile ei ole võimalik panna mõnda sellist diagnoosi, mis tagaks kõrgema soodusmäära. 50%-ga on kättesaadavad näiteks akneravimid. Kuidas arvutatakse soodusmäära? Selleks, et seda lõpuni selgeks teha, selleks kuluks võib-olla siin
üks pool tundi, aga ma püüan seda teha linnulennult. Oletame, et kättesaadavad on kolmelt erinevalt tootjalt samaväärsed ravimid ja 3 erineva hinnaga. Ühel puhul maksab retsept 18 eurot, teisel puhul 23 eurot ja kolmandal puhul 34 eurot. Piirhind, mille järgi hakatakse soodustust arvutama, pannakse paika odavaima järgi ning kui patsient ostab siis selle piirhinna aluse preparaadi, arvutatakse 90% soodustus talt selliselt, et kõigepealt võetakse hinnast maha omaosaluse alusmäär, antud juhul 1,27 eurot ja sellest ülejäänud osast maksab 90% haigekassa ning 10% lisaks sellele retsepti tasule või selle omaosaluse alusmäärale jääb patsiendi enda kanda. Seega patsient antud näites maksab 2,94, haigekassa tasub 15,06. Kui mingil põhjusel patsient koostöös apteekriga otsustab valida kallima, siis haigekassa poolt makstav soodustuse suurus ei muutu, see jääb samaks ja kogu piirhinda ületava osa peab patsient ise maksma. Siit me jõuamegi järgmise teemani, et mõistlik ravimikasutus. Geneerilised ravimid on omavahel farmakoloogiliselt ja bioloogiliselt toimelt samaväärsed. Ja see on ka põhjus, miks haigekassa maksab soodusravimite puhul soodustust kõige soodsama alternatiivi järgi. See asi algas kuskil 2009. aastal, kui hakati rohkem tähelepanu pöörama sellele, et ravimite puhul turustamisel pannakse rohkem rõhku brändile, mitte ei keskenduta sellele toimeainele, mis tegelikult ravib. Ja seepärast esialgu tehti seadusandlik muudatus, mis kohustas arste välja kirjutama ravimeid toimeainepõhiselt, et patsient ise saaks koostöös apteekriga valida siis endale soodsama või meelepärasema preparaadi. See hästi ei toiminud. See asi läks paremini tööle siis, kui 2010. aastal ilmus digiretsept. Selle ratsionaalse ravimi kasutuse eesmärk on tõsta inimeste teadlikkus selle kohta, et geneeriliste ravimite kvaliteedi ja ohutuse osas ei ole mitte mingisugust vahet. Et täitsa okei on osta ravimit hinna järgi, arvestades seda, mis siis apteeker vastavalt ravimiretseptile valida pakub. Ja eesmärk oli ka arstide väljakirjutamise ja apteekrite ravimite väljastamise harjumusi muuta. Miks haigekassa selle vedada võttis, on see, et iseenesest, kui patsient valib saadaolevatest ravimitest apteegis odavama, siis see haigekassale otsest kokkuhoidu ei too, sellepärast et inimene säästab eelkõige sellega iseenda raha. Küll aga soovib haigekassa vältida olukordi, kus patsient jätab mõne ravimi ostmata, kuna ta on võib-olla mingisuguse muu ravimi puhul valinud alternatiividest kallima ja samal ajal lihtsalt teadmatusest, et tegelikult sama toime saavutab ta ka odavama ravimiga. Ning kaugem eesmärk on muidugi oli suunata siis ka ravimitootjaid konkureerima omavahel mitte selle bränditurundusega, vaid just nimelt hinnaga. Näiteks konkreetne näide eile vaatasin ravimi info hinnakirjadest järgi. Et suhteliselt sagedasti kasutatav ravim metoprolool, mõeldud siis hüpertoonia ja kõrgvererõhutõve südamepuudulikkuse raviks. Kõige soodsama ja kõige kallima hinnavahe patsiendile on enam kui 5-kordne. Ehk siis täpselt sama ravim on võimalik osta patsiendil apteegist 10 euro eest ning on võimalik osta see ka 2 euro eest. Lihtsalt vahe on selles, et mis firma märki see pakend kannab. Kui suur selle kampaania mõju on olnud, seda on raske hinnata. Siin on graafikul nüüd siis omaosaluse muutumine ajas.
2009. aastast alates on, kui seda kampaaniat alustati, on see langenud. Ja praeguse seisuga siis arvestuslikult igal aastal patsiendid võrreldes siis selle ajaga säästavad umbes 10,7 miljonit eurot. Aga siin on veel arenguruumi, sest et vältimatu omaosalus praeguse arvestusega on keskmiselt 5,09 eurot. Siin on, kui arvestada, et keskmiselt müüakse kuskil 8 miljonit soodusretsepti aastas, siis inimesed kas teadmatusest või oma brändi eelistuste tõttu maksavad vabatahtlikult kokku 13,2 miljonit eurot aastas sellist raha, mida nad tegelikult ei peaks maksma. Seega soovitan alati eelistada odavamaid ravimeid. Aitäh! Ja aitäh Argole, et võtame siis nüüd jälle küsimusi. Ja palun. Kordan igasugust küsimuse üle, et ka teleülekandes oleks seda kuulda. Et küsimus on siis, et kas statsionaaris ravil viibiv patsient saab osta välja talle kirjutatud soodusravimi või ka realiseerida siis meditsiiniseadme. Minu teada peaks see tehniliselt olema võimalik. Siin on nüüd aastaid kehtinud selline põhimõte, et kui inimene viibib haigla ravil, siis sel ajal tema jaoks vaja minevad ravimid peaksid olema tagatud haigla poolt. Aga praeguseks see praktika on hakanud üha enam ja enam murenema, sellepärast et mõned ravimid on lihtsalt niivõrd kallid ja need ei ole arvestatud sellise statsionaarse voodipäeva ravi hinna sisse ning patsiendil peab olema võimalik küll minu teada need ravimid ja meditsiiniseadmed välja osta ka sel ajal. Selle eest on doktorid trahvitud. Kas see nüüd siis see trend jätkub või mitte? Ma ei oska nüüd nii spetsiifilisele küsimusele vastata. Ma arvan, et see sõltub konkreetsest juhust. Siin on nüüd oht selles, et kui kirjutatakse välja inimesele ravimit, mis on arvestatud ühel või teisel moel ravipäeva hinna sisse või on mingisuguses konkreetses statsionaarse ravi nagu teenuse hinnakirjas, siis selline asi lubatud ei ole, et see sõltub ikkagi konkreetsest ravimist. Küsimus on siis selles, et kas statsionaarse patsiendi haavaravis, lamatiste ravis, kui haigla enda formularis olev spetsiifiline plaaster ei anna soovitud ravitulemust, kas siis võib arst kirjutada patsiendile välja formulari mitte kuuluva plaastri ning lasta selle välja osta? Ma kardan, et see ei ole küll lubatud, sellepärast et see on pigem haigla siseregulatsiooni küsimus, sest et kui haigekassa maksab vastava raviteenuse eest, mille sisse on vastavad vahendid juba arvestatud,
siis mulle tundub, et siin hakkaks haigekassa siis nagu topelt maksma ühe ja sama asja eest, et noh, tuleks vaadata nüüd konkreetset juhtumit ilmselt sügavamalt, aga mulle tundub, et siin on oht, et see ei ole lubatud. Nii, aga aitäh ja aitäh Argole, et me saame kindlasti seda vestlust ka pausi ajal jätkata, mis on pärast seda sessiooni, kui on huvilisi. Ning meie järgmine ettekanne on siis Doris Kaljuste, palun, kes räägib meile väga põnevast projektist temaga Smart Care.